Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Tere kallid rallisõbrad, laadige alla ka Delfi tasku äpp, kui kellelgi veel sellist asja ei ole. Varsti tuleb ka uuendus peale ja siis ilma tõrgeteta saate kuulata kuuendat käiku. Kõik need paar nädalat, mis on jäänud uue hooaja alguseni, saate kuulata kõik selle aasta saated järgi, aga nüüd läheb salvestamisele hooaja viimane Kuues käik podcast, aga mitte karjääri viimane. Saatejuht Gunnar Leheste ja teisel pool Rakvere ekraani Roland Poom. Tere pärast lõunat, taas kord ja viimast korda see hooaeg. Teate, Gunnar, iga kord see hooaja viimane saade on kuidagi, see endal ka emotsionaalne, et kujutad ette, terve aasta on tehtud 14 rallit, 4 saadet per ralli. Päris palju neid saateid kokku, mis on saanud teha selle aasta jooksul. Ja kellel veel on emotsionaalne ja silmad märjad, sest ta ei tea, kas on tema elu viimane MM-ralli, kus ta kohapeal viibib või ei ole viimane. Ja see on üks ja ainus Kaspar Ruus. Tervist ka minu poolt siit lõõmava ja üsna väsitava Jeda päikse alt. Ma väga loodan, et ei ole viimane ralli, aga eks siin on juba kaardid nii-öelda sinu käes. Et tahaks ikka veel käia. Vahetame kohad ära, meile meeldib lõõmav päike, sulle meeldib jahedus, nii et oleks see vaid nii lihtne. No võt, eks vaatame, mis elu toob. No kuidas siis, Kaspar, meeleolud? Me nägime su salfapakki seal meediakeskuse laua peal, Taavi tegi sellest ilusa klõpsu, Ott Tänak andis mitte päris karjääri viimast intervjuud, ma arvan, et me näeme teda veel, aga mõneks ajaks küll, et kas võttis sinul ka silma korraks märjaks? Silma märjaks niimoodi ei võtnud, aga siuke tühi tunne on küll. Või oli, või on, et oskagi öelda, siin see katsel juhtus nii palju asju ja nii palju Tänak nagu ütleme ajutised lõpetas, siis tuli Kalle, kes nagu täitsa lõpetas, tõsi jälle võib-olla ajutiselt mõneks aastaks. Siis tuli tiitleitlus, siis tuli rallivõit, et see nagu nii palju asja korraga, et see, ma arvan, see kõik vajab veel seedimist, et päris nagu väga, ma ei tea, 5 mõttes ülim nagu märgiline kuidagi rallilõpp või katselõpp või need viimased kilomeetrid, et siin on natuke peab veel menetlema kõike hakkama. Ma lisaks ka omalt poolt selle osa siia, et selle nädalavahetuse jooksul juba nii tühjaks pigistatud nendest emotsioonidest, et kõige sellega kaasas käia, et siia lõppu lihtsalt Gunnar enam ei jäänud mitte midagi, mida välja lasta endast. Ja kõige hullem, et ma ütlen, kõige suurem süüdlane selle kogu väsimuse juures on võib-olla Kalev Kruus, kes iga väikese sellise momendi peale või lohisemise peale jälle karjub mul telekas ja siis mul juba süda seisma, mis jälle, aga tegelikult ei olnudki midagi, nii et umbes 150 korda ma pidin küll seekord juba diivani pealt püsti tõusma või köögis selja keerama teleka poole, et mida nüüd? Raske oli seda jälgida. Selle väsimuse osaga ma olen nõus, jah, minul on see nüüd selle aasta 7. ralli. Ja eks siis täpselt poole vähem, kui siin nagu sõitjad teevad. Sama palju kui Sebastian Ogier peaaegu. Jah, aga mul karikaid ei ole, et teist korda järjest on 3 rallit järjest ja tegelikult isegi see tempo juba tegelikult väsitab ära. See on päris, ma ütlen, ma saan aru küll sõitjatest, et ma olen väsinud ja tahaks pausi, et siin on see tempo päris raju tegelikult ja kui ralli lõpeb, see on nagu hakkab vaikselt ossa ikka välja minema. Ja ütleb, mis pausist me räägime, kui siin varsti peab juba Monte nimekirja hakkama vaatama ja saab selgeks ka, kes siis järgmisel aastal kus sõidavad, aga veel rääkides... No Hyundai läheb teisipäeval testile juba, nii et jah, sorry. Kas sa tead ka, kellega nad testile lähevad? Siin oli, otse pildis oli veel see lõpupoodium, seal selle poodiumi lava peal oli, või lõpu pressikonverents. Ja seal Viitlet küsiti, et kuule, teil on teisipäeval test, et kes lähevad, siis Viitle vastas, et Hyundai sõitud lähevad. Jaa.
sai see ka klaaritud. No aga sind ootab ees ju Mixed Zone ja seal on võimalik küsida kõiki need küsimusi, millel me vastust ootame. Mis autos sõidab järgmine aasta Ott ja mis rallidel tee selgeks, ennem koju tulla ei või ja kes on M-Spordi ja Hyundai põhisõitjad? Kaspar kangestus selle peale. No vot. Teeme siis ise nii kaua, kuni tema tagasi tuleb. Ja Kaspar, kui sa meid kuuled, siis mine sinna kohta, kus sa olid saate alguses, seal oli kõige parem wifi. Nii, nüüd kuuleme jälle. Jaa, ma tulin keskusesse tagasi. Ma ei tea, kas meid on kuulda selle. Jaa, nüüd on super, räägi. Nii, mis sa tahtsid minu käest? Et tööülesande andsime sulle, et teha selgeks, mis on järgmise aasta sõitjate nimekiri ja kus kohas ja millega sõidab Ott. Okei, eks ma teen selgeks. Ma ei ole muidugi üldse kindel, et ta järgmine aasta sõidab veel kohe. Aga eks paista, eks ma püüan tulevikku ette näha. Aga jaa, eks ma tiimi pealikutelt uurin ikka ja eeldad on, et tuleb selline tüüpiline vastus enne, kui ametlikke teateid ei ole, aga neid tüüpilisi vastuseid tuleb ka ju edastada. Et eks ma seda teen. Kaspar, kas sinu jaoks oli see ralli imeline grande finaale või kuradima pasatorm? Kui nüüd tsiteerida Otti ja Kallet. Ma mõtleks, et oli lõpuks midagi vahepeale. Mul on hea meel, et see tiitleitlus jäi ikkagi puhtalt mees-mehe vastu täna. Et seal Ožeel või Evansel refe läinud. Et selle üle mul on hea meel. Isest see on nagu äge ralli vaadata ja kogu see draama mulle teoorias meeldib, aga ma arvan, ta ei peaks olema hooaja viimane etapp. Et ta võiks pigem olla esimeses pooles või okei, Keenia kevadel, võib-olla siis suvel või midagi. Et võib-olla hooaja lõppu on natukene liiga raju. Aga samas mine tea, et siin võib-olla rääkis ta Nürgensen ka, et nagu te ütles, et siin väga paljudel rallidel nagu, mida aasta edasi lähevad need teed veidi vastupidavamaks, et võib-olla järgmistel aastatel on seda loteriid ka siin juba vähem. Mis hetkel meediakeskuses oli selge, et Ožee on 9-kordne maailmameister? Sest ma küsin sellepärast, et meil teleri ees nii ralli TV-s kui ka Go3-s arvati, et kui Ožee on finišis, võib-olla veel ei ole päris selge. Ei, ralli TV-s vaata oli ju öeldi vaata välja, et kui on alla 8 seki vaja, et siis on kindel. Ja siis nägimegi, et 7,2 või midagi oli, eks siis piisas. Ühesõnaga kohe, kui ta finišiooni ületas, peaaegu näitas, oli siin nagu aru saadav, et Ožee on maailmameister. Et seal pidigi alla 8 sekundi olema, et ta üks päeva lõikas Evansist ette ja seda ta seal kohe tegi. Ja mis nüüd, sul jäi lausa pooleli? Ei, kuulan. Mis tegevused sind ja David täna veel ees ootavad ja millal kodupoole hakata sõitma? Siin ootame nüüd Mixzone'i, millal sõitjad hakkavad vaikselt sealt punktikatse lõpus tagasi sõitma. Siis tuleb intervjuusid teha, siis tuleb kirjutada, siis tuleb pilte töötleda. Natuke püüame veel täna, kui ka jõuab ja jaks on natukene veel linna peal ringi vaadata ja võib-olla midagi fotojätustada veel. Et siin nii-öelda meil ise ööbime selle Punase mereres, kus see ka esimene paraad oli, aga kuna siin on nii pikad päevad kogu aeg, siis lihtsalt ei ole jõudnud nagu ringi ja midagi väga vaadata, et äkki õhtupoole jõuab seda ka. Ja homme hommikul kell 8 on meil esimene lend, ehk siis jälle varaäratus. Ja siis kui hästi läheb, siis homme kell 6 õhtul, täpselt siis, kui algab F1 Katari GP, maandume Tallinna. Nii et see loodetavasti läheb kõik nagu sujuvalt ja saab 3 kraadi kätte tagasi. Aga äkki lähed Katari GP-le hoopis? See on õige mõte, Gunnar. See on õige juhi mõtlemine. Aga andke raha ja ma lähen. Sul ei jäänud midagi alles või? Jäi, aga see on ju... Need reisid tulevad ikka Delfi rahadest. Aga rääkida, 7 välisreisi, milline siis kõige ägedam sel aastal oli? Peabki mõtlema. Mulle meeldis see Lõuna-Euroopa. Mulle meeldis väga see, kuigi sportlikult oli see kogu aasta igavam ralli. Mulle
isest meeldis väga olla seal Las Palmases, Kanaari saartel, see kant kuidagi võlus ära. Tead, Kaspar, ma tahtsin just öelda, et mis... Roland Poom seal kogu aeg puhkamas käib. Ja ma just tahtsin öelda, et tead, miks, et ma valin ise ka, mis oli minu lemmikralli, kus sa käisid ja ma tahtsin ka öelda Kanaari saared, aga hoopis teise asja pärast, mitte sellepärast, et seal on nii hea ja mõnus olla, vaid sellepärast, et sa läksid Gran Canariale rallit kajastama, siis jõudsid omadega Tenerifele minu korvpalli kajastama. Oli nii või? Ja jõudsin sinna ka ja kusjuures mul selle tõttu ei vaatamata üks katse, mis oli reaalselt Gran Canaria kossasaalis. Nii et see kossaseoseid oli ületanud palju too rallis. No aga selge. Aga ei, tegelikult kõik rallid on kihtid olnud. Kõigil on mingi omad nüansid, sportlikud või reisi nüansid ja selles mõttes on päris pull on. Saudi Araabia on ka siuke omamoodi. Isest on väga huvitav siin olla, aga tea meelega tahaks ühte külmõlut ka üks õppud korra võtta. Oota, sa pole nüüd, kaua sa oled nüüd kuival on mitu päeva? Kuiv. Ei, kogu ralli, selles mõttes siin on kuiv riik, aga ütleme, oled 33 kraadises 7 päeva, siis vahel ikka külmõlut tahaks natuke. Äkki nüüd Eestis antakse. Kas see on su rekord olla 4 päeva kuival? Ei ole. Võin kinnitada, et ei ole. No aga oota, kus teil esimene vahemaandumine on? Äkki seal saab juba esimese? Istanbul. Kuulus Istanbuli lennujaam, mis on vist maailma kõige kallim. Ei, seal müüaks, aga seal maksab, ma arvan, 40 eurot seal. Istanbulis on, ma tean, kommipood nimega Haribo Halal. No vot, eks kuna ma kommi ei söö, siis ma seda üles otsima ka ei lähe. Aga paki kommiga komme võid ikka tulla, need saab panna esmaspäeval koosolekul selle Eigo toodava tordi peale. Vaatame, mis saab. Ei tee lubadusi. Mul pole õrna ajugi, palju see layover on, kas me peame kohe edasi jooksma või mitte. Nii et eks see me näeme. Ma loodan, et see on teises terminalis ja teisel pool otsa. Ja hästi lühike. No, aitäh sulle. Palun võtta heaks. Kuule, aga aitäh, Kaspar, ja tee surematuid intervjuusid nagu alati. Eks anname siin parima ja töötame edasi. Aga jõudu teile. Tervita David ka. Ikka. No hüva. No nii. Laseks siia kõlli vahele, kui oleks veel mõni kõll lasta. Gunnar, sa oled täna väga heas meeleolus, mul on tunne. Niimoodi viskab sellist kildu vahele igale poole. Ma ei saa aru, mis väsimust te räägite. Ma võiks veel 3 rallit teha selle aasta lõpuks, ma arvan. No, nii. Seda me siis vaatame järgmine aasta. Kuidas sul välja tulema hakkab see? Äkki saad ka välismaale sõita? Äkki saab. Kuule, aga Sebastien Ogier ja 9 maailmameistri tiitlit, 3 rallit vahele jätnud. Mis me ütleme selle kohta? Vaata, kunagi oli see ikkagi, et 1-0 võib lubada endale hooajal, et tiitlit võtta, aga rohkem küll ei tohi. Siis ütleme, Ogier on ikkagi selgelt ära tõestanud, et võib 3-0 ja natuke peale ka võib seal lubada. Et ilmselgelt on ta midagi nagu selles mõttes selle sarja puhul näidanud midagi, mida varem pole tehtud sisuliselt. Ja see on mega saavutus. Ma olen selles mõttes õnnelik, et ta selle ära tegi. Ta tõestas, ma arvan seda, et ta on maailma parim rallisõitja. Aga kas seda tahaks nüüd veel näha? Pigem mitte. Põnevuse mõistes pigem tahaks võib-olla sellist ikkagi kuidagi seda, saad aru ikka. Teeme võrdselt kogu aeg kaasa, teeme nii siis, et ei pea kuskil rallidel saama paremat stardikohta ja nii edasi. Mitte, et mul selle vastu üldse midagi oleks, aga kuna niikuinii neid sõiteid vaata vähe on, et siis pigem äkki, kui teha, siis võiks ikka kuidagi kogu aeg teha ja seda tiitlit võtta. Aga nagu ilmselgelt see on mega saavutus ja nagu ma ütlesin, et ta on ikkagi ajalooraamatust praegu sellega kirjutas enda kui maailma parim rallisõitja läbi aegade, ma arvan, sest tiitlid toodi ju mitme tootjaga, siis 3 tootjaga või? Toyota, või nüüd panen juba errori. Toyotas 2 viimast, M-Sport on Volkswagen ja 3 jah. 3 tootjat, et varasemalt siis
lööbi tiitlid on kõik ikkagi ühe tootjaga, siis temal on need toodud 3 tootjaga ja kõva sõna, noh, väga kõva sõna. Ma küsin sedasi ja vastan peale sind. Küsimus on see, kas see näitab Ogier vägevust, et ta sedasi tegi, et 3 rallit vahele ja ikkagi maailmameister, või see näitab MM-sarjal on probleem? Ma arvan, et nii üht kui teist ja võib-olla esimesena ütleks, et see näitab ikkagi seda probleemi, sest kui võidu sõideti ikkagi Toyota meeste vahel see aasta, siis see näitab, et konkurents on kuidagi juba ühele poole kaldu, et ühe tiimi mehed seal tiitli peale sõidavad. Vähemalt ma suudan seda nagu, et on nagu näha, et probleemiga tegeletakse, kas õiges suunas, seda me näeme alles hiljem, me saame seda lahata hiljem mõne aasta pärast. Aga jah, ma arvan, et sellega ma vastasin su küsimusele äkki. Ma pigem jään kaldun selle poole, siis et see on ikkagi, jah, näitab seda nõrkust kuigi palju, jah. Et kui ikkagi lähim konkurent, kellega ikkagi sõideti lõpuni välja, nagu viimase sekundini sõideti ikkagi tiitli peale, siis fakt on see, et üks mees sõitis oluliselt vähem rallisid. Jaa, ma kipun nõustuma ja ma arvan, et veel rohkem kui see, et Ogier jättis 3 rallit vahele ja tuli maailmameistriks, on probleem WRC jaoks see, et 2 mehel on kõrini. Kõrini on Kalle Roomperal, kes ei ole sugugi vana mees ja kõrini on hetkel ka Ott Tänakul, sest tal ei olnud konkurentsivõimelist autot juba päris mitu aastat. Ja see näitab selgelt midagi, sest mõlemal mehel on tegelikult ju, ma arvan, Otti puhul vabalt võiks olla veel vähemalt selline 3-4, ma ei tea, miks mitte 5, kui hea hoog on sees ja tahtmist on. Aga ikkagi pigem selline 2-3 aega kindlasti, poleks küsimuski, võiks veel sõita ja Roompere puhul, ma arvan, võtta veel 7 tiitlit juurde, poleks ka mingi küsimus. Aga võib-olla ma isegi ei jääks sellesse nii palju kinni, et nende mõlemad otsused arusaadavad, kui palju see on seotud ikkagi nagu selle spordi mingite probleemidega, ma ei oska öelda. Me oleme ikkagi näinud seda, et Kalle Roompere on lihtsalt omadega kohas mentaalselt läbi, aga arusaadavalt, sest mees on istunud alates 3-aastasest saadik ralliautos. Ta peaks minema normaalses mõistes pensionile juba. Ja Ott, nagu ta ütles, et ta pole mitte ühelgi oma tütre sünnipäeval kunagi osalenud, et tegelikult ka nagu ühteviisi arusaadav. Et pigem võib-olla vaataks seda asja hoopis niipidi, et nüüd on nagu sarjale kõvasti vaja vaeva näha, et tuua seda uut inimest, uut staari sinna, kes nagu tooks publiku teleka ette, sest mõlemad tegelikult nii Ott kui Kalle on olnud need staarid, keda me ju tahame näha, kes on teinud mingit nagu tummist show'd. Need 2 meest on need, kes on tulnud ja näidanud, kuidas sõidetakse. Ja muidugi Otti kommentaarid katse lõppudes. Ja nüüd on vaja asendust lihtsalt. Kiiremas korras on vaja asendust, aga võib-olla meil on ka midagi juba tulekul või? Oliver võib-olla? Kindlasti Oliver on 100% üks ja ma arvan, et Oliver on üks suurimaid karakterid seal sarjas, keda tuleb ära kasutada ja sellest pole kahtlustki, et tema on see, kes võib ikkagi, just tema sotsiaalmeedia on juba selline, et ma arvan, et tema jälgijad ei ole mitte ainult Euroopas, vaid mujal ka. Kuna ta on ikkagi sõitnud ka USA meistrisarja kaasa. Oliver Solbergil Instagramis 449 000 jälgijat. See on raju number. See on 500,000 jälgijat, see on ikkagi WRC mõistes on see väga suur number. Ma ei tea teiste sõitjate jälgijast. Otil ei jää väga palju maha. Otil on 426 kilo. Okei. Siis on päris lähedal ikka, jah? Ja Kalle Roomperal on 505 kilo, isegi rohkem kui Oliveril. Okei. Ma arvan, et kui sa jääd nüüd korraga, Kalle ja Oti omad ühtivad ka suures osas, aga ütleme, rusikareeglina või paneme rusikaga, ütleme, et sa jääd miljonist jälgijast ikkagi Instagramis ilma. Siis on päris pekkis ikka ju.
On küll, jaa. Aga sellegipoolest, nagu ma ütlesin, ma olen tegelikult ikkagi kuidagi nagu, ma pigem arvan, et ma olen nagu positiivselt meelestatud, sest ma näen ikkagi kuskil mingisugust valgust tunneli lõpus. Ma muidugi olen alati see paandunud optimist ka, et ma näen igas muutuses positiivselt, isegi kui see võib-olla lõpuks kulgeb või lõpptulem ei ole hea selles osas. Aga kuidagi see, et meil on tegelikult tulemas uued sõitjad, nagu oli, meil on tulemas Solberg, tõenäoliselt meil on tulemas Sesks, ma loodan väga täishooajaga, ma homme kirjutan talle. Äkki ta teab midagi juba, siis ma olen sulle ka teada. ja äkki meil on veel kedagi tulemas, et vähemalt meil tundub, et midagi on meil tulemas juurde. Sellist säravat karakterit. Muuseas, vaatasin juhuslikult, et Official WRC saab vaadata praegu laivis WRC 2 poodiumit ja kolmandal kohal on meil ju ei keegi muu kui Robert Virves. Noh, Eestile ikkagi midagi ei pikku ka, on ju. Eestile ei midagi, nüüd tahaks teada, palju Robertil on jälgijaid ja siis lõpetame selle jälgijate jutu ära. Robert Virvesel on veel 12,7 kilo. No, alguseks asi seegi. Nii, aga lähme nüüd tänase päeva juurde ja tänane päev ei jäänud eilsele päevale väga palju alla põnevuse mõttes ja põnev oli just 16. kiiruskatse. Kui nüüd hakata mõtlema, mis seal meil kõik juhtus, siis meelde tulevad sellised asjad nagu Katsuta katus. Ma ei tea, mitu korda on saanud seda sõnapaari kasutada selles saates. Siis on veel Sesksi rehvid. Siis on veel Kalle rehv. Ja jäi mul nüüd midagi ütlemata või? Ei, sellega vist katsid ära kogu selle põhiloos on vist. Jah. Ja Formeau kaotas teiste meeste tolmust sõites 40 sekundit, aga see sai ta hiljem tagasi, nii et kaotus jäi 7 sekundit. Ja läks siis niimoodi, et viimasele katsele läksime virtuaalne punktitabel oli selline, et Ogier edestas Evansit 5 punktiga ja põhimõtteliselt oli ju enne viimast katset selge, et me teadsime, et Ogier selle tempoga vast ikka tuleb ilma probleemide vabalt. Ja, selles mõttes, et ma arvan, et võib öelda, et viimased enne Power Stage'is sai asja selgeks, et alles jäigi see võimalus Evansile, et kas tehnikaga juhtub midagi või lõhutakse ref lihtsalt, on ju. Aga tead, et see meistritiitel ikkagi sõideti nii lõpuni välja. Viimase ralli eelviimase katseni. Ma arvan, et sellist show'd ikkagi tegelikult, ma ei mäleta väga sellisest lähiminevust kindlasti mitte. Et see nii tihe andmine oli ja just see, et ikkagi oli ralli, kus tiitli heitlejad sõitsid seal kuskil 7., 8., 9. koha peal enamus osa rallist, on ju. Ja selles mõttes Ogierile ikkagi võib-olla kingitus toodi kätte tänu nende rehvi purunemistele just sellel samal katsel ka äkki, et no raju, aga selle katse peal ikkagi ma pean ütlema see Sesks ja ma alustame Seskist, sest see oli ikkagi kõige suurem šokk või? Jaa, muidugi. Ja mis oli ühesõnaga, kes jälgis, kes ei jälginud, ref läks katki ja vahetati ära, mega kaua võttis vahetusaega, 2:40 tuli vist kokku kaotust. Aga sellel ajal, kui ta juba sõitis edasi, keeras Katsuta juba vahepeal ennast ümber, on ju. Aga siis Martinsil teine rehvi purunemine. Ja tundus, et see oli selline väga sarnane koht, kus läks McCurlanil esimesel päeval rehv täpselt samamoodi osak maha pööre ja haakis kinni ennast. Ehk siis lihtsalt rehvi võttis välja pealt maha ja teine rehvi purunemine. Ja kokku kaotus siis 7 minutit umbes. Julm. Ei, Martinsist on üli kahju. Ta ju startis sellele katsele niimoodi, et 2 sekundit oli Neuvillist maas ja oleks vist puhta sõiduga ära võtnud või? No
ta ütles katse lõpus kommentaarina, et davai, lähme ikkagi teeme, et selgelt liiga seifilt sõitis. Mina muidugi katse ajal arvasin, et ongi juba mentaliteet see ja eesmärk on võtta oma poodium ära ja võidu peale ei minda sõitma. Aga selge kommentaar oli ikkagi see, et minnakse võidu peale sõitma. Kas oleks ära võtnud? No ei oska öelda. Eks ma arvan, võimalus oli olemas. Ja. Aga igal juhul mega kahju, aga ma tahan öelda seda, et ta tegi kõik selle ralliga ära. Ta tegi rohkem selle ralliga ära, kui Munster ja McEarl on kogu aastaga on teinud. Ja kui ta ei sõitnud praegu ennast täiskohaga M-sporti, isegi olenemata olukorras, kui tal on pool eelarvet ainult. Kui ta ei sõitnud ennast sinna, siis on ikkagi miskit valesti. Praegu peavad Wilson ja Millener tegema tööd, et see eelarve kokku talle saada ja ta saaks täishooaja sõita. Ma arvan, et siin ei saa. Keegi ei saa vastu vaielda sellele. Ei, kindlasti mitte. Aga me teame, et mootorispordis on ka palju poliitikat ja poliitikast veel rohkem on seal raha mängus. Absoluutselt. Nii ta on kahjuks, nii ta on. Aga me oleme lihtsalt seda näinud, et mille pealt on võib-olla hea teha sellist tüüpilist julget pakkumist, et ta peaks seal olema, on see, et me räägime, et see hooaeg oli tal olemas, see poolik eelarve. Et ta ei ole see mees, kes tuleb 0 eelarvega, et kui talle öeldakse, et too sama eelarve, mis see aasta ja istud terve hooaja autos, ma arvan, et see on täiesti tehtav. Ja, aga Sesksi hädadest võitis siis Thierry Neuville, kes ei liitunud selle piinliku klubiga, kes pole aasta peale maailmameistriks tulekut ühtegi etappi võitnud. Ühe siiski selle aastal võitis ja see oli ajaloo esimene Saudi Araabia ralli ja see oli talle siis 22. MM-etapivõit läbi aegade. Oli ka päris õnnelik mees? Oli, muidugi. Aga natuke ütleme sellise väikse klausliga, et Adrien Fourmont ikkagi kinkis talle selle esikoha. Et muidu vist palju meestel vahe jäi seal 54,7 sekundit. Ja Fourmont võttis eile minuti karistust. Ehk siis päris põnevaks oleks teinud. 5,3 sekundit oleks siis see vahe. Tegelikult millega Fourmont oleks selle ralli võitnud, kui trahv välja arvata. Ja see, ma saan aru, et seal ikkagi taheti võidelda lõpuni välja selle trahvi eest, et see määrati kuidagi ebaausalt talle. Aga tundub, et ikkagi sellega päris nii ei läinud. Aga ei, ma olen selles õnnelik üle, et piinlik klubi oleks igal juhul olnud see. Mitu korda sina oma elus oled sisenenud ajakontrolli minut liiga vara? Mitte kunagi. Kuidas selline asi juhtub? On küll jäänud, aga ma tahaks isegi teada, sest tundus, et ta isegi ei saanud aru, miks ta enda liiga vara jõudis. Küll see peab ära selitama, et teil oli ikkagi väga suur segadus seal. Ja kui me rääkisime ju Kaspariga, siis Kaspar ütles ka, et kõik autod jäävad hiljaks. Ainuke, kes jõudis õige aegselt, oli Ogier. Kuidas juhtus see olukord, et Fourmont tuli varem sisse? Kas see liikus mingisugune info tõenäoliselt siis sõitjate vahel või nii-öelda grupis korraldajate poolt anti info edasi, et ei ole hullu, kui omas ajas ei jõua, et trahve ei anta. Võib-olla sellest lähtuti, et nad jõudsid ka õigeaegselt kohale, aga mõeldi, et vahet jälle lähme sisse ära juba. Et see on, ma arvan, et seal oli mingisugune täiesti kommunikatsiooni probleem, mis tõttu mindi varem sisse. Ma ei usu, ma elu sees ei usu, et nad tegid teadlikult või nii-öelda kogemata valearvestuse ja läksid minut varem, siis see ei ole võimalik, ma arvan. Aga mingit vandenõud ei usu või? Ta tundus ise ikkagi nagu väga häiritud sellest olukorrast ja ta oli veel minu meelest eelviimase katse lõpus ta küsis, et kui palju ta kaotab esikohal, et kas ta, et kui nii-öelda sisuliselt arvutas, et kui see minut maha võtta, mis kohast teis on. Et ma selles osas vist pigem ei usu, et ta ikkagi tundus väga-väga häiritud ja mõtles, et kuidas ikkagi nagu saada või mis need vahed on, et kas tal on veel teoreetiline võimalus see võit ka saada. Okei, sest ainus vandenõu saab ju olla see, et Neville ütles, et ma annan pool oma võiduboonusest sulle. No ma ei tea, seda oleks võid pigem ju siis teha täna, mitte eile, selle kuidagi liiga riskante ja see minut on kuidagi väga suur.
Suur number, eriti olukorras, kus sul veel Martin Sesks on ka nagu pundis, et kas sa hakkad raha jagama enne, kui nagu asjad pole kindlad, et see vande nagu ilmselt ikkagi seekord ei ole päris see, mida arvata. Kuule, samal ajal, kui me siin oleme jutustanud, on tulnud uudis, et Ogier kinnitab, et ta teeb järgmisel aastal 10 etappi. Okei. Sel aastal tegi 11. No, 10 etapiga, kui Evans on kohal, Evans läheb sarnase strateegiaga, siis tõenäoliselt ikkagi Ogieri jutt on ka Ogieri jutt, see plaan muutub kogu aeg tal vaata. Et kui päriselt ta teeb 10 etappi, siis ma arvan, et ja Evans suudab teha sarnase hooaja nagu praegu, siis seal ei ole nagu küsimust, et parem 4 etappi vahele, et ta on juba liik, eriti olukorras, kus ei ole Jott Tänakut ega Kalle Rohamperat, mis tähendab, et Evansil neid paremaid tulemusi võtta on oluliselt lihtsam sealt eest. Okei, ärme eelmisest aastast räägi, aga sellest aastast on meil veel rääkida küll ja Evil Evans, mis me ütleme, need igavene teine, neid mehi, palju need jäänud on. Neville enam ei ole igavene teine, Latvala jäigi igaveseks teiseks, aga Hirvonen ja tundub, et Evans jääb ka või? Ei, vaatame järgmise aasta. Ma arvan, kui üldse tal mingi hetk seda võimalik võtta, siis järgmine aasta ta võtab selle ära. Kellega ta konkureerib siis? Kui me teoorias võtame Ogieri maha, et Ogier ei lähe seal tiitli peale sõitma järgmine aasta, siis Thierry Neville'iga ja Adrien Formoga ja Oliver Solbergiga või? Tunduks, et sellest satsist võiks nagu olla hea positsioon, kus võtta tiitlit ju. Jah. Et ma arvan, et kui üldse, siis Evans peab selle ära vormistama järgmine aasta, sest muidu tal saab aeg lihtsalt otsa. Tal ei ole võib-olla seda sõita kohta ka siin ikka igavesti, et ta ei ole päris Ott Tänak või Sebastian Ogier, kes on nagu oodatud ilmselt 60 aastaselt ka tagasi sinna rooli veel. Et ühel hetkel, kui tema parim enne aeg saab läbi, siis on see läbi lihtsalt. Kas võtame vahepeal küsimused ja siis meenutame veel seda imelist aastat. Kui ma saaks notificationid ka siin mute peale panna, oleks super, aga vist ei saa, nii et vahepeal hüppab vahele. Võtame, kes viimasena küsis, saab esimesena oma küsimuse eetrisse ja see on ka meid mitmel korral aidanud pulte näppinud ja kaamerad püsti pannud Taavi Lüütsepp. Ütleb, et see on nii ilus kiri, et ma loen selle algusest lõpuni. Tere mehed, olen kuulanud ja julgen arvata, et kõik 6 käiksaated selle algusest alates on olnud mõnus kuulamine. Poom on läinud selgelt ajas paremaks ja vahetunud ja saatejuhtide osas on minu lemmik Gunnar. Aga kui Ott nüüd lõpetab või pausile läheb, kas ka podcast läheb pausile või panete uuel hooajal edasi? Taavi, vaata, sa oled ütled, et sa kuulad kõiki meie saateid, aga eilne saade jäi sul vahele. Seal me juba ütlesime, et meie järgmine saade on, kui mitte varem, siis Monte Carlo ralli neljapäeval ja ei, me ei lõpeta. Me võib-olla muudame natukene kontseptsiooni, aga mis osas, see kõik on veel lahtine ja selgub hiljemalt siis, kui Montes autod starti lähevad. Jah, kõigepealt minu poolt ka tänud. Tunnen ka, et olen aastateks sul arenenud. Tore, et keegi veel seda märganud on. Aga vaata, me peaksime ka võib-olla hoopis tegema nii, et 19 detsember hoopis see päev, kui Monte nimekiri läheb lukku sõitjad meeskondade poolt, siis on vaja sõitjad esitada, et me peaks ka oma plaani hoopis äkki panema kaasa. Teeme korraga ära. Vaatame, siis me saame teha ühise saate, vaata. Vaata, mulle ei meeldi nii, nagu te rallimehed, et lähete rallile niimoodi, hooajale niimoodi vastu, et te pole terve hooaja eelarvet veel koos. Mulle meeldis, kui terve hooaja eelarve oleks koos ja sa tead, mida sa järgmise novembri lõpuni teed. Ma pole mitte kunagi ühtegi hooaega saanud alustada, et mul on eelarve koos. Aga okei, sobib, lähme seekord siis sinu taktikat pidi, et ei pea alati enne tegutsema, siis mõtlema. Jaa, paneme minu taktikaga. Kaspar, mitte küll Ruus, vaid üks teine, küsib, kas sõitjatel on võimalik valida näiteks Saudi esimesel katsel
asfaltile endale kulunumaid kruusarehve või peavad rehvid olema alati tutikad või ralli üks autoga nii palju vahet pole, et natuke kulunuma kruusakaga ei ole gripi vahe tutikaga nii palju märgatav? Said see nüüd pihta või? Sisuliselt oleks seda võimalik teha, aga see tähendaks seda, et siis lubatud rehvide hulgast peakski juba nii-öelda ära registreerima kulunud rehvid, mida sa kasutama hakkad ralli jooksul. No, see ei tundu nagu kõige mõistlikum asi, mida teha. Ehk siis see, kui sa sõidad seal oma 2-3 kilomeetrit, 4 kilomeetrit mingi mikihiire katset ära, siis tõenäoliselt sealt jäävad ikkagi alles rehvid, mida on võimalik vajadusel veel kuskil kasutada. Kui minna kulunud rehviga, mis tõesti võib, kulunud kruusarehv võib anda rohkem pidamist asfaldil, siis sisuliselt neid rehve pärast nagu ralli jooksul enam kasutada ei saa, nii et vastus on see, et igal juhul minnakse uutega peale, et sealt teeb seda rehvi alles ja vajadusel saab seda kasutada ralli jooksul veel. Aitäh! Ja Heiki, meie püsikuulaja ja püsiküsimuste esitaja ütleb kohe selle peale, et hooaja lõpetuseks suured tänud saadete eest, põnevad arutelud, asjatundlikud vastused tugitooli sportlaste küsimustele. Aitäh! Aga Heikil on ka küsimus, et kuna kõik meeskonnad pole veel selged, siis mida oodata uuest hooajast, mida saatejuhid soovivad ja loodavad uuest hooajast? Ma arvan, et alustame siis sellest, mida me loodame näha sõitjate nimekirjas. Roland Poom, tiimipealik, jälle mitu korda selles rollis sel aastal juba olnud, nüüd oled jälle, sinu paika panna on Hyundai meeskond. Olemasolevate lepingutega pead arvestama. Neuville ja Formeau vist on lepingud olemas. Nüüd on see küsimus, et kas Hyundai on mingi kokkuleppeid juba tehtud või ei ole? Ja päris ausalt, tõsiselt ütlen ma seda, et ma võimaluse korral kasutaks ära Martin Sesksi vähemalt pooliku hooajana Hyundai pool. Jagada ära siis tõenäoliselt see hooaeg kuidagi siis näiteks Sordo ja Sesksi vahel. Põhjusel see, et ma saan aru, et hetkeline meeskonna just soovib ikkagi ühte inimest sinna autosse, aga Sordo tuua sisse ja kunagi tulevikus hakata kedagi jälle üle ostma, tundub esiteks kulukas. Ja teiseks, miks mitte tuua juba varem autosse meeskonnaga tuttuma noor sõitja. Ja kui panna talle rallid, kus kogemust koguda, siis tunduks mõistlik tegevus. Ehk siis ideaalis mina paneksin sinna kogenud sõitja ja noor sõitja, ehk siis Sordo ja Sesksi. Aga kui nüüd M-spordi pealik Roland Millener siis jõuab nüüd ette ja teeb lepingu ennem ära Sesksiga, kui jõuab Hyundai seda teha, võt siis on lugu teine. Siis Hyundai ei ole paremat valikut, kui kasutada Sordot, Lappit või Sunineni, ühte neist. Aga Roland Millener peab konsulteerima ka Eigo Wilsoniga. Tõsi, ja ma arvan, et härra Eigo Wilson leiab selle pool eelarvet vajadusel juurde, kui see raha puudu jääb. Ma arvan, et seal ei ole sellega probleemi, et nägime ka hooaega, kui toodi Ott Tänak meeskonda ja selleks oli vaja leida 20 miljonit ja sellega saadi hakkama. Et hetkel ma ei kujuta ette, mis see hooaja eelarve, ütleme suurusjärk M-spordiga, ma ei tea, ma pakun täitsa puusalt mingisugune 4 miljonit eurot, 3 miljonit eurot. Kui sellest pool on olemas, ütleme suurusjärgus paar miljonit juurde leida, ma arvan, et härra Wilsonil ei tohiks olla see suur probleem. Ühesõnaga, me saime sellised tiimid kokku, kus ühtegi Eesti nime Rally 1 autos ei istu. No istub Rally Estonia, igal juhul istub. Ja istub seal ikkagi tõenäoliselt peab istuma Robert Virves, kuigi iga muu loogika ütleks seda, et kui sul on Virves on lepinguga Dokspordi ehk Škoda Motorspordi sõitja, siis kuidas seda nagu lahendatakse seal, et siis oleks nagu Jürgenson on ikkagi vaba piloot sisuliselt. Aga ma arvan, et kui kellelegi antakse, siis selle õiglane on see anda Virvesele täna ja Jürgensonile siis aasta hiljem. Mida on Robert Virvesel veel WRC2 klassis tõestada? Ma arvan seda, et
selle aastaga õpiti väga palju. Hooaja algus oli suht üle kivide känduda, kiirus oli olemas, stabiilsus polnud. Sardiinia ralli oli, kus meeskond andis käsu Virvesele auto lõpuni tuua. Olenemata, mis kaotus on, see kaotus oli meeletu. Ja pärast seda mulle tundus, et kuidagi käis mingi klikk ära tegelikult Robile, et stabiilsus tuli ja tuli ka see kiirus, aga seda kiirust hakati näitama siis, kui oli õiged olud, õige tunne olemas, et ei hakatud nagu läbi iga katse seda pressima. Ja ma arvan, et järgmine aasta on vaja siis vormistama hakata. Solbergi ees ei ole, nii et lähme vormistama tiitlit. Ja siis oled parketikõlbulik Rally 1 sarja alles või? Absoluutselt, 27 aasta tulemas, mis saab olla parem aeg, kui 27 aasta tulla kõrgeimasse klassi. Järgmine aasta ei ole seda niikuinii mõtet teha, ma arvan, täiesti uutel noorsõitjatel ja ka meeskondadel ei peaks olema nagu liiga suurt motivatsiooni selleks. Siis on kulukas ja need autod kaovad niikuinii, et kui võtta keegi, siis keegi, kellel on juba Rally 1 kogemus olemas. Okei, kõlab loogiliselt, kuigi rahutu hing mu sees tahaks näha juba eestlast järgmisel aastal, aga rahuldume siis Rally Estoniaga ja vaatame, mis seal hakkab. Ingmar, ka meie püsikuulaja, kuna tegemist on viimase ralliga, kasutab ka Ingmar võimalust ja kiidab 6. käiku. Meie saatejuht, hea töö ja hooaja eest, parim ralli podcast. Kuule, kas me eile ei lugenud seda juba? Võib-olla lugesid küll. Me jõudsime juba eilsete küsimusteni ja kuule, võtame siis Rene. Reneel on selline, Reneel on ka oma telefoninumbri siia pannud, et võime sellega telefoni teel vastata, aga selline huvitav mõttekäik, et kas oleks liiga utoopiline pakkuda, et Lancia tiimi pealikuks on varsti Andrea Adamo ja üks sõitjatest on Tänak. No ma ei tea, kas on Tänakul motivatsiooni sõita madalamas klassis, kui ta seda siiani teinud on. Ma tõesti ei tea. Ei ühe hooaja jätab vahele, 27 tuleb tagasi. No siis selles suhtes, et siis peab Ott leppima ikkagi selle nii-öelda WRC2 auto, modifitseeritud WRC2 autoga, sest Lancia ikkagi ütles selgelt välja, et neil ei ole plaani kõrgeima klassi autot teha. Ja kui see WRC2 nii-öelda modifitseeritud WRC2 autoga on võimalik sõita rallivõitude peale, siis nad seda kindlasti teevad. Aga see on jube raske küsimus. Adamo, ma arvan, et ei ole võimatu, aga kas ka temal on nagu motivatsiooni minna madalama klassi meeskonda juhtima, kui sisuliselt on ta, ma arvan, selles maailmas piisavalt tahetud mees, et ta saaks ka minna suurt tiimi juhtima. Ja kas Otil on soovi minna sellist väikesesse tiimi sõitma, kui sisuliselt võiks teha seda sama oma Red Grey'ga, turundada ikkagi oma äri. Nii et ma ei tea, eks võimalus on ikka laual, aga ma arvan, et ma omalt poolt ikkagi ise ma välistaksin selle Lanciaga seose, mida väga palju ma olen sotsiaalmeedias näinud, et Ott Tänakut seostatakse Lanciaga kuidagi moodi. Ja siis viimane kiri ka, mis on tulnud Tarvil, ei ole nii palju küsimusi, aga tal on üks statement, et miks pealtvaatajaid nii vähe oli, et enamus on ikkagi kopteriga õhus, arvab tema. No eks ta pole ilmselt sihtkohana nagu Euroopa turistile võib-olla selline kõige lihtsam ja loogilisem minna kohale. Lisaks koha peal ei ole see rallikultuur eriti kõrge, ehk siis kohalik fänn sisuliselt puudub. Ja tänu sellele see nii ta on, et ma arvan, et me nägime vähem inimesi, kui me Dakaril näeme ikka rajaares inimesi. Et see on omamoodi olukord, mis tõenäoliselt tegelikult pannakse lauale, mis vajab lahendust mingil viisil. Kuidas seda lahendatakse, mul pole õrna aimu. Aga mingil viisil seda kindlasti peab lahendama. Eks me siis näeme tulevate aastate jooksul, kas ja kuidas seda olukorda lahendada, et neid inimesi sinna ikkagi koha peale tuua. Just. Aga kui nüüd hakata ikkagi seda aastakest siin kokku veeretama, siis
sinu highlight number 1 sellest hooajast tuleb meelde, milline? Ma pean ütlema, et olenemata sellest Eestis Rally Estoniast, mis ta tulemuse mõttes oli, aga see, et ikkagi sarja liidriks mindi ja tundus ikkagi, et tulevik on helge. Et see jäi väga hästi ikkagi meelde ja kuidagi Sa pead silmas Oliveri võitu või? Lootust. Ma mõtlen seda, et Ott tõusis sarja liidriks. Tõusis jah, ja Oliver võitis ja näitas, et selles mõttes on ka tulevik helge. Jah. Täpselt, et on sarja mõttes tulevik helge, et Oliver on tulekul ja eestlaste mõistes, et tiitel on sisuliselt ikkagi võetav. Lõpuks, eks me teame, kuidas ta läks, aga sel hetkel oli kuidagi selline väga, väga positiivne tunne ja jäi kuidagi eredalt meelde. No siis läheb Rally Estonia sinu highlight. Jah, ma arvan küll, et see Rally Estonia oli igati täpselt see, nagu sa just ütlesid ka, et ralli võidu mõttes ja Oti punktitabeli mõttes selline. Ma arvan, et ma tead neid highlight'e selles mõttes, et ma ei ole nagu suur mingi avariide ja actioni fänn, et mulle meeldib puhas sport ja seal oli puhast sporti. Jaa, mina pean ütlema, et oli see ralli nagu oli, aga Saudi Araabia oli päris tore asi, mida blogida. Ja igal juhul. No, selles mõttes, et highlight number 2 siis kindlasti jätaks selle meelde, et kui me jätame selle puhta spordi välja ja teeme sellise puhta, ma öeldi küll shit show, aga no ei. No see oli shit show, aga see oli sõitjate jaoks, aga fänni jaoks oli see nagu maiuspala, no täielik maiuspala. Ma arvan, et ma sain selle nädala vahetuse jooksul umbes 30-40 kirja, kus kõik oli täitsa aige kui põnev ralli. Et kõik olid nagu, et oh my god, mis toimub. Inimesed, kes ei ole nagu suured ralli jälged, kirjutasid mulle, et kuule, mis siin toimub, et nagu nii põnev jälgimine on. See näitab seda, et isegi Eestis, olenemata sellest, kus Ott omadega oli, siis mina näen, et tuli sellist ralli fänni justkui juurde, kes avastas enda jaoks, et kurat, et see on väga põnev jälgida. Ja see on päris lahe. Võin öelda, et ka lugeja huvi oli arvestatav. Ma ei saa küll numbritest rääkida, aga ma korraks piilun sellist asja, et kui võrrelda eelmise ralliga, siis kui arvestatav see huvi oli, mitte päris 2 korda suurem, aga okei, natukene jääb alla isegi Kesk-Euroopa rallile, aga meil on ikkagi veel pooled inimesed pole veel täna ärganudki ja vajutanud selle blogi peale, aga ütleme, et on kuidagi huvitav, et Jaapani jäi nii siis varju lugeja huvi poolest teiste rallidega, et võib-olla see kellaaeg oli paha. No kindlasti kellaaeg mängis rolli, sest tegelikult ikkagi Saudi oma kellaajaliselt oleme sisuliselt võrdses ajatsoonis väga mõistlik jälgida. Et ma räägin, et kui seda rallit ka nagu fännina jälgid, et siis mida veel jälgida, peale Rally Estonia muidugi. Vahepeal oli niisugune tunne, et kui see oli vist 16. katse lõppes ära, ilge tohuvapohu ei teadnud, kus juhib mitu punkti vahe, et siis oli niisugune tunne, et laske korraks maha. Ma korraks käiks ära, natukene hingaks sisse välja, aga blogipidajal seda võimalust ei ole. Jah, ma pean seda ütlema, et täna oli küll see hetk, kui ma esimest korda tegelikult oma peas mõtlesin, et see nüüd natuke hakkab seda hea maitse piiri juba ületama. See actioni hulk, mis siin toimub, et lihtsalt ei suuda nagu kõigega kaasas käia, et ütleme täna võib-olla ma ütleks, et läks paljuks juba, et oleks võib-olla viimasel päeval ikkagi, et davai, te 3 pange siis võidu peale ees, aga kahjuks pudenesid seal mõni ära. Panin ka küsitluse üles, ma kohe kerin sinna küsitluse tulemusteni. Küsitlus oli, et kas tahate MM sarjas edaspidi näha Saudi Araabia rallit ja küsimuse vastus oli üsna üllatav. Nii, see oli küsimus, kas Ogiel tuleb ka 10. tiitel, sellele 65% vastas jah, palun ja 35% 800 häälest ei soovi enam Ogier maailmameistriks tulekut näha. Kirime natukene veel, laadi rohkem. Huvita, kas on inimesi, kes on
vaadanud ära kõik meie otseblogid algusest lõpuni Monte Carlo rallist alates? Seda ma arvan, et ei ole. Ma pakun ka, et ei ole. Seda on ikka, et mingite rallide puhul on seda ikka keeruline jälgida, oligi täpselt see näiteks Jaapan. Kuigi Jaapanis ma kuulsin ka, räägiti seda, et pigem on nagu isegi hea vaata, et hommikul scrollid kiiresti blogi läbi ja kogu pilt on ees. Et mine tea, aga vast ikka ei ole päris sellist. No kuidas sul läheb otsimine? Nii, leidsin jah. 1800 häält. 54% arvab, et liiga ettearvamatu ralli, las Saudi Araabiasse jääda ainult Dakar ja 46% arvas, et muidugi peaks kalendris olema, pulli peab ju saama. Ma selle lisaks, et see Jürgensoni kommentaar kuskil ta andis või kellega ta nüüd rääkis? Kaspariga rääkis täna. Kaspariga, ühesõnaga, et uus ralli, need teed muutuvad. Rally Estonia on sisuliselt sama. Mina olen Rally Estonia lõhkunud 4 rehvi ühe ringi peale ära, mida tegi Ott Tänak eile. Need teed on muutunud, need on ehitatud teed, need lähevad iga aastaga tugevamaks, käiaks selle üle, need teravad kivid alt kaovad, lähevad ümaramaks. Et meil on tõenäoliselt 2-3 aasta pärast meil on hoopis teistsugune Saudi Araabia kui täna oli. Ja minu lahendaks 2 müsteeriumi ka ära. Müsteerium number 1 on, kes on Kalle Roompere tiimis Josse, kes on ära näinud kõik Kalle Roompere katsed koha pealt. Keda ta tänas eriliselt. Ma ei kujuta, et äkki... Ma olin jumala kindel, kui ta räägib, et ta eriliselt tänud lähevad mehele, kes on kõik mu katsed ära näinud, et ta tänab oma isa. Aga ta isa ei ole päris kindlasti Josse. Äkki lihtsalt mingi sõber. Mingi sõber Josse on temal kaasas igatahes ja teine müsteerium on minu jaoks sama suure kaaluga, kas on Nasser Al-Attiyah või on Nasser Al-Attiyah. Sest me näeme ekraanigraafikas ilma hashita ja igal pool mujal on hashiga. Mina tean ikka, et on selle hashiga versioon alati olnud. Okei. Siis lepime kokku, et me ütleme Nasser Al-Attiyah. Aga kes teab, palju me seda nime üldse veel öelda saame, äkki oli ka tema viimane tants? Ma ei tea, talle väga meeldis see. Äkki ikkagi tuleb sisuliselt koduralli, et äkki ikkagi tuleb kord aastas teeb seda asja kaasa. Et ma arvan, et tal oli väga vahva endalgi seda teha ja kõik sponsorid toetajad on ka eeskätt Red Bulliga kohalikuga väga rahul, et ta seda tegi. Ja teda on sellepärast juba vaja, et kuna seal fänne ei olnud, siis on vaja seda kohalikku kuulsust ikkagi, kes hakkaks neid fänne sinna raja äärde tooma ja ma arvan, et Nasser üks sõita kindlasti on, kes tegelikult tulevikus võiks neid sinna raja äärde tuua, et nüüd võib-olla see kohalik meedia ka kajastab ja võib-olla ka kohalik autospordi huviline saab aru, mis asi see üldse oli ja nüüd on ikkagi mingi huvi tekkinud järgmise aastaga raja ääres olla. Arvad, et Saudi Araabia kohalik inimene ei ole veel aru saanud, mis asi on ralli, kui Dakar on mitu aastat seal juba olnud? Päris palju. Dakar on ikkagi täitsa erinev asi ikkagi VRC-st, et ma arvan, kui öeldakse, et lähme Dakari vaatama, siis on nagu 2 käega poolt, aga kui öeldakse, et mingi VRC tuleb, siis võib-olla ikkagi kohalik täpselt ei tea, millega tegemist on. No, kuigi seda on ju isegi kergem vaadata. Kindlasti on kergem vaadata. Yeah. Aga jaa. Kuldar Sikk vist sai vist hakkama küll selle Saudi Araabia nii-öelda korraldamise käe pulsil hoidmisega, et võrreldes selle testralliga, mis me kuulsime, millest võib-olla sõideti ainult võib-olla 3 katset eelmine aasta, siis tegelikult probleemide vabalt pandi algust lõpuni. Üllatavalt hästi. Et ei oleks oodanud ausalt öeldes, et see nii probleemide vabalt läheb. Ainus probleem mulle tunduski, et oligi see eile õhtune ummikkuud, kus kui ei jõutud nii-öelda tipptunnil siis õigeaegselt kohale, et tõenäoliselt kas see lahendatakse järgmiseks aastaks ära, võib-olla sarnaselt Rally Estonia mõttega, et on sellised mingid, nagu meil on need motomehed, et sisuliselt saadavad ralliautosi ummikutest läbi. Et suurepäraselt korraldatud, tõesti. Üllatus ja müts maha, et ära tehti, et kindlasti see tehti nagu suuresti Euroopa abiga ära. Et sellest pole küsimust, et aga jaa, hästi tehtud.
Nii, on sul veel mõni statement või lähme tänamise juurde? Ma ei tea, võtaks ikkagi korra veel hästi kiiruga need sõitjad läbi, et kuidagi hinge peal on see ikkagi, et me oleme siin Munsterit kirunud on ju palju, et ongi õige see juhe seinast välja tõmmata. Aga täna ikkagi jälle see Katsuta viga, nagu see jäi mulle kuidagi hinge peal, et see ei ole normaalne. Ei ole. Ja nii ei saa ikkagi tegelikult sellest tippklassis tehase meeskonnana sõita, et see oli, ma tõesti nagu, see oli pettumus. See oli suur pettumus, et kindlasti järgmiseks aastaks nagu mida mõelda ja kuidas edasi, ja mis seal veel sõitjate mõttes oli siis, kui Katsuta juurde veel jääme, siis kolmapäeva õhtul ma vaatasin seda, Dirtfish teeb oma tasulisel platvormil neid rekevideosid ja nad valisid selle 11. katse ja 14. mis eile kujunes päris suureks kaoseks ja nad rääkisid seal, et see tropp on hästi piig ja kui siit alla lendad, siis on paha ja mul tuli kohe, kui nad näitasid seda esimest kallakut, siis mul tuli kohe silme, et see on koht, kuhu Katsuta paneks. Et kui see mõte tuleb esimesena pähe, siis tea, nagu on su koht seal või su koht ei ole seal. Just, täpselt, et seda kui kaua ikkagi nagu meeskond tunneb huvi selle tegemisest on ju, et kas tõesti oodatakse Yamamotot sealt järgi, et saaks nii-öelda vahetada ära sõitja. Aga see on nagu lausa tope tegelikult, et seda ainult selle lipu pärast nagu hoitakse tegelikult meest, kes heal päeval sõidab top 5, halval päeval katkestab ja lõhub auto, et tema katselõpu intervjuu oli ka täna täiesti kulda väärt. Täiesti nagu uus plaat jutumärkides või siis jutumärgid ära võttes on vana plaadi kordus väljalase, kus ma nüüd leian nüüd selle, ta tuli enne Neuville'i finišisse, Neuville tuli viimasena. Ogier tsitaat on siin Evans ja Munster. Kurat, kas ma tõesti kaotsin ära selle? Oota. Mis katse see oli? Viimase katse finiš. Nii. Ja kohe jõuan sinna. Ja Juha Kankunen enne katse algust ütles, et võid vaid vaadata ja lõõgastuda. Nii, Ott Tänak on finišis, Munster finišis, Kalle Rovanpera tänas Josset, Evans finišis, Ogier, nii ja Katsuta. Olen küll finišis, aga selle ralli maksis meile ühes kurvis liiga optimistlik legend. See on ralli, pean sellest õppima ja püüdma paremaks saada. Vabandan tiimi eest, tulen järgmisel aastal tugevamana tagasi. Oleks nagu kuulnud neid sõnu? Vist ikkagi lausa igal aastal see sama plaat läheb peale. Vanust on 32 aastat? Jah. Vot ma arvan, et sellega ongi mõistlik see sõitjate analüüs kokku võtta ja jääme ootama muud aastat. Ja, aga Munster, McCurlin, nendest meestest saab veel asja või? McCurlin tegelikult on päris sümpaatne, et just seda arengut vaadates, mis Montest alates siiamaani tuld on ja kust tema tuli, et nagu nii nullist kui nullist üldse sai tulla. Ja tal on järgmine aasta ees, eks tal on natukene tõestada vaja hakata järgmine aasta, aga ma ei räägi kindlasti nüüd stabiilsetest mingitest poodiumitest, aga võib-olla isegi üks poodium võiks olla täitsa tehtav. Aga Munsteriga on asi tehtud ilmselt, et seal nagu pikka pidu enam ei ole, et nüüd hakatakse asju pakkima kokku ja jäetakse selle ralli üks autoga hüvasti. Serderiidis võttis ka Stepsli välja, aga kas Serderiidis paneb selle Stepsli kuskile mujale või Serderiidis puhkab ka rallist? No mine tea, igasuguse üllatusi vahepeal tehakse. No. Kas ta paneb selle kuhugi mujale või pane? Ma ei julge väga väita, et ei pane. Et suur autospordi sõber nagu ta on, need võivad igasuguseid üllatusi teha. Ilma võib-olla liiga palju analüüsimata, nii nagu Munsteriga juhtus. Aga jah, ma ei tea. Võib-olla ma arvan, et jälle nagu koht, kus liiga palju seda
raha sisse toppida, aga võib-olla on jälle koht, kus on natukene väikest rahalist abi vaja M-spordil just näiteks Sesksi näol, et see eelarve kokku saada, et ta saaks sõita. Nii et kui Sesksil või kui Serderiidisel veel Seski numbrit ei ole, siis ma ei tea, äkki viid nad kokku oma vahel? No ma eelistan siis Serderiidisele. Jah. Aga kus sa Serderiidisi numbri saad? Võtan telefoni raamatust. Aha. Ma ei tea, see oli nali. Okei, aga Roland Poomi, kus me Roland Poomi järgmisel aastal sõitmas näeme? Ma ei tea, kas ma hakkan siin välja ütlema, aga mul siin paar kuulutust ees praegu. Autokuulutust, et... Autokuulutust ees? No ralliautot on ju vaja, et sõita kuskil. Sul on tääbid lahti, jah? Jah. Okei, ja... Eile õhtul rääkisin ühe välismaalasega alles. Aha. Et no vaatame. Ma ütlen ausalt, päris ausalt ütlen, et see tung sõita pole mitte kunagi olnud nii suur pärast siis lõpetamist, kui ma vist 21 aastal lõpetasin. Jah, 21 aasta suvel vist sõitsin viimati või midagi sellist. Et siiamaani oli see selline, et sõidan, kui ei sõida, mul ei ole nagu vahet, et mingit tungi ei ole, aga võt, mingil põhjusel see tung tekkis nüüd. Ja kus sa sellega sõita tahad? No ikka Eesti meistri tiitli võtaksid, et ärme nagu kaugemale mine hetkel. Okei. Eesti tiitli ära. No mingi ikkagi masinaklassi, et seal absoluudi tulemus, selleks on R5 autot vaja, kurat, on nii kallid, et sinna nagu selle peale ei hakka mõtlema, aga et siis nagu masinaklassi tiitli peaks ikka võtma. Ja kaardilugeja on sul? Ma ei tea, Gunnar. Ma oleks enne Saaremaa rallit oleks võib-olla öelnud, et ma ei tea, ma proovin. Aga kui ma nägin Saaremaa rallil seda Vaiko Samme ja Kaimar Taali ümber puu keeratud autot ja seal ju viidi ju sõitjaga haiglasse on ju, kiirabiga minema, sest tal olid hingamisraskused ja Kaimar Taal vajutas SOS-i. Siis peale seda ma ütlen, et never. No ise tead, millest ilma jääd. Ja ma arvan, et sul tuleb ka mu naisega läbi rääkida, selles mõttes, et ta ütleb ka never. See on lihtne ülesanne. Jah, seda arvad sina. Aga et naised oleks õnnelikud ja lapsed veel õnnelikumad, siis paneme siia vaikselt punkti ja ütleme, et oli üks vinge sõit sel hooajal või vaidled vastu või? Ei, absoluutselt mitte. Väga vinge ja tõuse ja mõõnes oli nii palju lihtsalt hooaja jooksul ja vahepeal jälle nagu kogu optimism oli kadunud, ühel hetkel jälle see tuli ja siis jälle kõik kadunud ja siis jälle lootused, et arvutused ja kõik jutud, lõputud arvutused, et ma arvan, et see hooaeg pakkus küll ikka rallifännile ja isegi, et Eesti rallifännil tulemuse mõttes võib-olla pole kõige parem meel, siis seda pinget pakkus ikka kogu aasta vältel ja oli kuramuse põnev aasta igal juhul. Absoluutselt. Täname loomulikult Otti nende imeliste aastate eest, et see leek meil nüüd põlemas hoida, sest kütus on nagu nii iga eestlase veregrupiks, aga no me ei oleks siin ja me ei räägiks neid jutte ja meil ei oleks ka seda Delfi Rally Estoniat, kui ikkagi ei oleks Ott nii vinget sõitu teinud. Kindlasti, loomulikult, seal ei ole mingit kahtluski, et Rally Estonia sellisel kujul on tänu Otile. Ja ilus eesti keel on maailma kuulus just tänu Martin Järveojale. Just, ega ei oleks ka seda Martin Järveoja häält Weisis, kui ei oleks ta Ott Tänaku koos maailmas sõitmas, et igasugused huvitavad asju on selle aja jooksul juhtunud ja minu poolt ka suured tänud kõikidele asjaosalistele ja muidugi nendele meestele ka, et suur asja on ära tehtud, aga nüüd on suurem töö on ees, et kodus perega on võib-olla kohati isegi raskem olla.
Jaa, aga nauditavam, kindlasti nauditavam. kindlasti. Nüüd hakates tänama otsast, kes on selle saate leeki püsti hoidnud. Me veel ei täna neid päris algusaegade mehi, sest me ei pane ju saadet kinni ometigi. Täname selle hooaja mehi ja Priidule suur tänu, kes on meie podcastide juht, et oled viitsid meiega tegeleda ja tegeleme edasi. Kertule loomulikult, kes aitab meil ka videopildis otse-eetrisse minna. Ja Rally Estonialt me seda kindlasti jälle suures mahus järgmisel aastal ka teeme, Delfi Rally Estonialt. Siis tänud ka, sulle, Roland. Ma tänan. Sulle ka, Gunnar. Sulle ka tänu. Ma tänan. Ja meil on veel üks super saatejuht ju võib-olla isegi rohkem saateid teinud kui mina. See on Eigo Kaljurand loomulikult. Aitäh! Absoluutselt. Selle peale ütleks ainult, et tervist. Tervist. Ja Inno Kasparit peab ka tänama. Kaspar on teinud ju väga suure töö ära. Vaata, et ajaliselt kõige mahukama töö ära. Käin, nagu ta ütles, 7 rallil koha peal ja teame, et see ei ole absoluutselt lihtne töö ja ei ole ta ka mentaalselt lihtne töö seal emotsioonis sõitjatelt kommentaaride kätte saamine. Eriti siis, kui on läinud kehvasti. No just täpselt ja paratamatult poolajast läheb kehvasti vähemalt. Ja. Inno spordis on nii, et võita saab ainult üks, teistel läheb kehvasti. Tantan Cruise, always win. Ja always with Kaspar Ruus, kui panna sellele tsitaadile veel 3. lause juurde. Aga Inno Jaan Martinsonile ka ikka aplaus, et vana mees, aga on jaksanud ikkagi mõned rallil veel käia. Ma jään nüüd vastuse võlgu, palju tal sel hooajal tuleb. Jaan, kui kuuleb, siis peast ütleb, et see oli 3, 4. Ma oleks ka pakkunud 3-4, et siis oleks selline 10-11 koos on ju, ja me võime sealt mõned rallid välistada, kus koha peal ei käidud. Ja neid rallis äkki võiski olla 2, kus ei käidud. Me ei käinud Keenias, Paraguay's ja Chilis päris kindlasti. Siis 3 ei käinud. Nii et siis on ja 14 etappi. 4 rallit. Jah, 4 rallit ja Jaanilt. Ja ma ei tea, kas sel hooajal meil Rasmus Vatter ka eetrist läbi käis või? Vaatas sulle teiselt poolt lauda otsa või? On aastad sassis. Aga ei see aasta vist. Christopher Kruto ka sel aastal vaatas sulle laua tagant otsa või? Võimalik. Ma ei mäleta enam. Või oli see eelmine? Igatahes ütleme neile ka, aitäh. Ikka ütleme, täname kõiki. Ja kõige suuremad tänud. Mis sa arvad, kellele läheb? Kõige suuremad. Veel suuremad kui Delfile lähevad ikkagi loomulikult meie kuulajatele. No muidugi. Loomulikult. Kelle jaoks me ikka seda muidu teeme? Täpselt. Rallit tehakse fännide jaoks ja saateid tehakse kuulajate jaoks ja blogi tehakse lugejate jaoks. Nii et aitäh ja suur aplaus teile ka. Kuulete, meil on tuba rahvast täis. Ma olen terve korruse peale üksinda jäänud siia. Kui ma majja sisenesin 11 paiku, hommikul alustasin blogi tegemist kodus Pangogi kõrvalt, aga kui ma sisenesin, siis ainult koristaja undas oma tolmuimejega siin. No võt, samasugune püha nagu pühapäev seal Saudi Araabias. Kõige veidram asi selle Saudi Araabia puhul on see, et kuidas kurat täna laupäev on? Jah, no võt, et igal pool omamoodi reeglid. Ei tegelikult peaks homme olema ju koosolek ja homme peaks töönädal pihta hakkama, aga homme vaba päev. No, päris vahva on. Et tore küll, et seal pühapäeviti tööd ei tehta ja ei sõideta rallid ka. Jah, et mul ongi tegelikult ettepanek, et võib-olla kõikide naised ja lapsed oleks õnnelikumad ja mehed, kui me teeksimegi rallisid neljapäevast laupäevani. Siis vist need tööandjad on natuke pahased ainult, et 2 tööpäeva nagu läheb kaduma. Millised siis? No neljapäev reede. Okei, no sa mõtled lugeja ja kuulaja peale?
ma mõtlen seda, et töötajad ikkagi ju kogu Eesti jälgib rallit. Ja, aga kui sa vaatad nüüd tiimide vaatest, kas oleks väga palju hullem? Ei ole. Tõenäoliselt ei oleks, jah. Et pühapäeval ikkagi koju jõuda ja nüüd juba esimest adventi homme tähistada on ju päris hea tunne. No muidugi, absoluutselt. Mis siin ikka? Ärme veereta, me oleme kõvasti üle tunni juba pannud ja embaks sind, kui oleks siin, aga kohtume siis... Teeme virtuaalselt siis. Virtuaalselt ja embame siis Monte Carlo eel. Ja lepime kokku, et Monte Carlo eel ja kui juhuslikult tuleb midagi väga põnevat, siis võib-olla räägime ka vahepeal, teeme sellise vältlülituse saate kuskilt. Ja konkurentidele ütleme, et Ronald Poom ei ole Transfer Marketis saadaval. Okei, siis sa ütlesid ära, et allkirja ei pea kuhugi panema. Jah, et ärge helistage, ärge lihtsalt suhelge. Ärge suhelge, jah. Algu, ma lülitan telefoni välja. Ja, kuule, kõike head sulle sinna Rakvere ka ja tervita siis oma peret ka. Absoluutselt, sulle ka ja samad sõnad ja naudime siis seda detsembrikuud. Naudime, homme on esimene advent ja siis tuleb juba jõuluvana. Nii ta on, nagu ikka, nii nagu iga aasta. Nagu iga aasta, aitäh kuulamast, kõike head. Ja, kuulmiseni, järgmise aastani. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.